Tere tulemast asustamata saarele, kus meil on aega 24 tundi, et jääda ellu, ilma magamiskotita. Meil on kaasas 3 asja mõlemal. Vaadates need 3 asja. No see ellujäämine on küsitav. Mina valisin endale kuldse labida, mustikaliha ja leivamaterjali. Minu 3 asja. Hämmok, natuke esmaabitarbeid ja 3. nuga. Ma ei läinud siis kuldsega seekord, mul on neder. Meie saar on, kui suur ta on, mingi 1-2 ruutkilomeetrit. See saar on väike, me teeme siia tiiru peale, nagu te praegu näete, siis see on ilus, see on äge, siin ei ole mitte midagi. Küll aga asi, mis siin on, massiivsed koogid. Me ei ole siin saare peal üksi. Ja öö, noh, kellel on nuga, see jääb ellu, kellel ei ole, võib-olla ei jää. See on meie sõiduväen. See on, peab ütlema, haige luksus enne seda põrgut, mis kohe pihta hakkab, nii et lähme vaatame üle selle. Merekoha tuleb meile oma paadikappi ja viib meid asustamata saarele. Vaadake seda kaatrivärkina. Lained on, kui te vaatate sinna, siis nagu, no lained on, no. Päris pool meetrit ei ole, aga hirmus ütleme. Ütleme nii, et me ei ole valinud kõige parema aja nagu selle asja tegemiseks. Aga noh, elu on seiklus. Nii, esimene mure on ületatud. Me saime paadiga sadamast välja. Järgmine mure on see, et asjadega nüüd saarele saada. Paadiga ei saa ju sinna kaldale sõita, ehk siis me peame hüppama siia külma vette ja siis ujuma selle lainega. Need või? Need siis või? Ma lähen toodama üle. Nii, ma lähen teisele poole. Peale ka minna. Ja ma arvan, et homme siit tuleb. Me hüppame vette nende kottidega. Meil on kämmikott ka, mis on väärt nagu mingi 10 kilo. Fredi ja imelised ideed. Isegi kaamera männa ja tuleb ujuma. Kui kauge see on! Siit otse sinna, jah? Ma pole mitte kunagi nii lähedalt sellele tunnele, ma kohe kärvan. Ringkere täis, krampis sellest küütsin. See päästa lihtsam või? On. Holy! Kui raske see oli. See oli liiga. See on... Miks? See on mingi väike Fredi kuskil. Võime saa laevale pihta. Väga kõigumine. See on fucking ime, et me siin oleme praegu. Täiesti krampis oli kehal. Me oleme näinud nagu 2 mingit moodustist teises saare otsas. Seal on mingi chest ju. Opa, starterkitt on kohe olemas siin lambist puu all, vaata. Fire starterit. Rahulka või? Teipi, tamiili saame kala püüda, bodywarmerit, taskulamp, koormakate, vesi läheb tarvis ja nööri, nii et saame pesa ehitada. Siuksed linnumunad on siin. Siin peab elama mingeid suuremaid loomi, see on ebareaalne. Aga mis kuradi loom see on? See on massive loom. Ma tean ainult, et siin saarel on nastikud, aga mingid suured junnid on jah, siin seega keegi siin peab olema. Firewood. Siit me kütame terve õhtu. Lähme vaatame seda hütikest või? See on kaev. Mehed, vesi või? Vesi või? Nii. Ma mõtlen, et see peab olema ju merevesi. Mage, jah? On mage või? Jah. Opa, ei jäägi kuradi suregi sinna, torstina. See on vesi. Eluallikas. Kuidas hinnata, kas kang on värske või ei ole? Tõesti kahtlane värk. See seletab seda junni suurust. Sina olidki. Me oleme saare varsti ühelt poolt nagu sirge otsa on ära kõndinud. Me oleme leidnud praeguseks lambavilla, kaevu, see oli väga unexpected, kuiva puitu
korralikus koguses. Ja kui nüüd natuke vaeva näha, siis me kindlasti leiaks ka midagi, millest teed teha. Aga mida me ei ole veel leidnud, on see massive loom, kes situb igale poole. Ja kättemaksu kontor on siin, et see lahendada. Ta on valmis ründama. Ai, ta taganeb ikka. Ei, ärge minge! Ei! Siin on kajakid, meil lendavad üle meie peade. Vaatad vastu kuhtit ei saa. Mingi valge törtsuga. Lambad on seal. Peab see taktikalist hiilimist. Mida see teeb? Samas pulga vahelt hea taktikaline. Katan! Mis just on? Ei, no mida? Nad jooksevad. Kõik loomad kardavad meid. Seal on arvuti. Ma ütlen teile, opa arvuti tuppa. Saab arvuti mängima minna. See on hea osa praegu. Teisele saarele. Me oleme praegu suure dilemma ees, kuhu teha endale ase täna õhtuks. Minul oleks vaja puid, et me saaks hämmakke püsti panna. Meil oleks vaja lisaks puid, et panna enda koormakile tuule ja vihmavarjuks, sest täna lubab vihma. Okei, äkki me oleme leidnud oma esimese potentsiaalse campsite'i, kus me ka jääda saame. Vaatame, kas siia hämmok läheb üldse. Nii, no siia poole. Hello there! Ühesõnaga, me katsetame praegu, kas need õrnad õblukesed puud hoiavad mind. Aga isegi kui nad hoiavad, siis ma olen siin umbes niimoodi. Magan öösel. Maybe falling, but maybe not. Tegelikult näeb päris hea välja sest märk. Natuke veel pingutada. Advent. Taosta 3 on jah. No nii, minu kriibi osa on nagu valmimaas. Crazy stuff! Ja mingi puu sügab selga jätkuvalt. Aga ma olen nagu kaitstud tuule eest suuremas osas. Siin on ainult mingi, see rapsib veits. Muidu on suhteliselt vaikne, aga vaade seest. Crazy stuff. See on crazy stuff, sõbrad. Need vennad ehitavad enda kämpi. Me otsin puid ja kui sa nüüd mõtled, et mida te korraldate, siis ma küsin endalt praegu seda sama asja nagu. Ma ei saa öelda, et ma ootan õhtut, sest et praegu juba on tore. Ma ei oota midagi. Tuleb, siis tuleb. No, niimoodi on lausa lust ju kämpida, kui sa lihtsalt kõnnid kuhugi. Sul on hunnik kuiva puitu. Ja selle me nüüd transportime sinna. Kas sa oled see gorilla, kes ei haiged? Miks ma gorilla olen? Võin kiilakaks ka ajada ennast mul savi. Let's go! Mida te teete? Me ei tule vist hästi välja. Vennad esimest kord elus avastasid mõtlemise. Räigelt tahaks süüa nagu toiduisu on. Opa, on hakanud sadama ja telk ei ole, kodu ei ole veel valmis. Ja vaadates seda posti ja selle posti kõikumis, kui ma teda puudutasin, siis... Ja, siia on kivid vaja alla panna ka. Teie kodu ei saa veel valmis. Hello, I bring rock. I bring a lot rock. No, ütle. No, võib-olla ma suutsin veepudeli ajada. Ei, mitte nagu niisama ümber. Ma ei pannud tähe. Ta lasi tühjaks. 15 tundi ja meil on 4 liitrit, 4,5 liitrit vett 5 läks praegu. Ma nagu ei pannud tähele isegi, et see kukkus ümber või nagu... No water, no aqua. Siia tuleb lõkke ja siia tuleb kivi, müür, tuulekaitseks. Eks ma arvan, et õiged survival guide'id ütleks, et meil on zero survival instinct. Vaadates. Ei, see ei ole zero. No midagi ta on. No
Tegelikult on päris, ma ei tea, loominguline lahendus. Tulekats. Hallo? Okay, so we did the impossible and made fire. Made fire! This is how we make fire. Veised on tagasi jõudnud Aiamaale. Seal. Rahu, seis. Tema läheb ära. Ei, teised said aru ka. Kus sa lähed? Ei, ära läks. Ühesõnaga, campsite on valmis. Tuli käib. Nüüd teeme oda ja lähme jahime endale veel süüa, sest seda on väga vähe. Hello, good sir. Do you want some woodworking? Tõmbame mõne kala äkki merest välja ja värki, et... Lebalt tõmbame, vaadake seda oda. Aga jah, beautiful campsite, ei see. Ilma poolest nii palju, et väljas on 14 kraadi, öösel on natuke vähem, haige tuul on ja lubab kõva vihma ja hommikul väga kõva tuult. Näiteks näis, kuidas see hommikune komejant ja paadile tagasi saamine hakkab minema, aga need on need samad kajakud. Kui me homme siia lukku jääme, siis sööme need munad peale. Oo! Oh! Ei! Oks! Oo! Mida sa ajad? Oo! Haugi verest välja! Opadi, vaadake seda saaki! Kuna Andreas ajas ju meil veepudeli ümber, siis meil on vaja vett. Ja õnneks siin on kaev, kus on mage vesi keset merd. Pott ja vesi keemab. No nii, meil kala tegin ta seest puhtaks ilusti, näete. Et see on ilusti puhastatud see. Nüüd me lõikame ta juppideks ja paneme fooliumisse ja las ta siis seal grillib. Opa! See nagu näeb veidralt pruun välja. Ja kuidagi väga pruun. Nagu väga pruun. Siin on küpsemas haug. Aga mis meid elus hoiab täna? Kus meil stikk on? See on nagu kuninglik söök siin. Lükkame vardasse mustikaliha. Väga crazy, ma loodan, et see maitseb hästi. Ta ei saa aru, nälg kassib nagu väga haigelt. On aeg vesi võtta ära sealt. Ai! Kurat! No, ikka sama kollane, aga vähemalt on läbi keedet. Karnad see puht, no pähe. Ei ole mitte mingit maitset. See on nagu normaal. Ma ei tea, nagu vesi, noh. Siia imelisse leiva taignasse me paneme seda imelist lehmavett. Fredi, kas sa mäletad eelmist korda, kui sa seda asja tegid? Mäletan, aga siin ei ole -10 kraadi vähem. Ei! No see kord ei ole siis honey butter bread. Mida võtab? Vaid on bread. Oo, no jälle. Lihtsalt breed. On. On valmis või? Tundub küll, jah. Assa mait! see lõhnab tegelikult päris hästi. Ma oleks nüüd ainult sidrunita. Kuule, praegu käib päris hästi. Ai! Ei jää nälga. Mida sa ajad? See on nii tore uudis praegu, et sa ise on valmis, et sa ise sööda. Koos on actually väga Mul on norm. Kuna meil nüüd panni ega midagi ei ole, siis proovime potikaanega leiba teha. Sest raha. Oo! Mida kohki? What happening? No! Soome flashback praegu. Ei! Mida võtab siia kohale? Oo, no jälle. No see ka. Ei, no. No bread at all. Proovime niimoodi, otse süstesse.
ei. Mis? See on ka autor poisi õpetus, oota. Täiesti läinud. Selles on potentsiaali tegelikult, ma näen. Miks see nii kuum on? Täiesti ebareaalne. Mul kinnas vales käes selle mõttes. Mis see on sul käes? See kuradi sai. Me hakkame saia pesema nüüd. Honey butter bread. No jaa küll, see on honey butter bread ilma honey ja butterita. See on lõkkesse visatud jahutükk ja siis sa lihtsalt loputad seda käes nagu nõusud peseks ja lükkad söetükid minema. Vaata, see pole üldse läbi keedetud. See ei ole keedetud. Ei ole või? Ei ole. Nüüd kui asi on pestud, siis tähendab suht solid välja tegelikult. Teha mingi plönn lihtsalt. Pelmeen. Krõbiseb iga. Mul on homme nii paha olla nagu. Mis sa just ütlesid? Just ütlesin, et ma ei tea, nagu siuke tunne, et töösel võib päris hea olla. Ja nagu 2 sekundit pärast seda, see asi murdus omal maas. Täielt murdus juba selle peale. Puu murdus ära. Minu gameplan on see, kuidas ma soojas püsin, on see, et ma võtan kuumad sööd, viskan nad endale magamise alla, katan liivaga ära ja siis teoorias see võiks hoida mind soojana. Vaatame, kas see praktikas ka töötab. warm. Very warm. Udine raisk. Viskame siis selle liiva peale siia. Ei tohi midagi jääda nagu välja, muidu on nagu jama vaid. Mis see olema peaks, soe või? No võiks olla import maha. Vähemalt ei saja vihma. Ma panin teile ahju sooja ja lähen nüüd magama. Olge siis tublid. Saad ööd siis, peremees. Head ööd, peremees. Jah. Riigis su sokid põlevad. Nad päriselt põlevad. Kell on 5 hommikul ja me oleme maganud täpselt pool tundi. Tuul on ka nii haige, et ma ei tea, kas see paat tuleb ja päästab meid ära. Vähemalt kaameramehel on soe vist. Algusest peale. Hämmoki juures on tuul on nii rets, et nagu rääkida ei saa. Ma karjun ja ma ikka ei kuule mitte midagi. Ma ei tea, miks ma ei saa magada. Isegi ei olnud nii külm, aga lõke make fire. How was night? Ei, meil ei ole süüa enam, üldse mitte midagi. Meil on ainult õhkõrn lootus, et kapten tuleb ja päästab meid siit saarelt ära. 12 vahel läheb tuul korraks ära. Okei, no jah, vaata jah, kui peaks varem võimalust tekkima, on hea, meil on nüüd omadega varud otsas. Eks anna märku. Davai, tšau. Noh, see tuul loksutab lainet nii haigelt sinna sadamasse, et sealt on paadiga väga keeruline välja saada. Maybe läheb veel 4 tundi. See on suht bombaklaat, ma ütleks. Bombaklaat! On juhtunud ime. Kõige väsim reisilene on saanud sõba silmale. Ja ma lükkan ahjuvalvet. 3 tundi on minna selle hetkeni, kuni me võib-olla saame paadi peale. 8 palli lähedal, mis on paadi see punane joon. Ootama, jah. Mis ta ütles 4 või? Enne 4 ei lähe rahulikuks või? No ta arvas, et ei lähe, no mida, kurat, noh. Ja kell on praegu 10. 6 tundi veel! Ilma toiduta. Nüüd on lappes, nüüd ma nõustun. Ma enne olin nagu tiim positiivus, aga nüüd ma olen tiim otsime nööri ja tõmbame järjest oksa. No water, no food. Lihtsalt survive. Oksakas.
asi läks päriselt survivaliks. Ma olen olnud siin praeguseks hetkeks nüüd juba üle 24 tunni. Kõik juba otsivad transat, helistame mingi sõpru asju läbi. Äkki keegi saab tulla. Tervist! Meil on üks täbar olukord mereteemaline juhtunud. Lootsime siit, eile toodi meid siia ära ja lootsime, et täna pidi meile nagu järgi tulema ka. Aga nüüd selle tormiga nüüd ei saa nagu meil enam järgi tulla, see paat, kes meid siia nagu tõi. Sellega on nii, et selle laksiga see jama jah, et sinna vist ei pääse hästi ligi selles mõttes suurema asjaga. Ehk 112 tule, nad suunavad teid sinna siis Tallinna Reskusse, kes on see koordinatsioonikeskus. Viimane koht, kuhu nagu. Helistan seoses ühe murega, et me oleme jäänud natuke merehätta. Praegu proovisime helistada ka igasugustele vabatahtlikule päästjatele, aga nemad ütlevad, et nad ka praegu prangli omad vähemalt ei liigu välja. Meid on 3 tükki kokku. 3 inimest, kuidas teid muidu tervist seisutab? Tervisega on praegu on korras. Prangi vabatahtlikega pole sõtnud, aga nemad ütlesid siis ei. Nemad esimene aeg, kui nad saaksid tulla, oleks homme hommik. Okei, selgelt, aga siis me mõtleme midagi muud välja. Vaatame, mis meie kaater teeb. Vahi, vana ostas Tai Chi. Oi, vunts paneb Tai Chi'd. Nüüd helistas mis see oli? Merelennupääste helistas nüüd ja ütles, et politsei- ja piirivalveamet võib-olla tuleb 2 tunni jooksul. Me saame sõita politseijetidega ja politseikaatriga. Aga ma käisin enne päevitamas ja palvetamas siin mingi 10 minutit tagasi. Mina nüüd palvetasin siis politsei- ja piirivalveameti jumalate poole. Oli kasu. Fredi, kas sa ei näe õnnelikum välja? Ma ei tea, ma natuke kardan neid onus või nagu, ma ei tea, see on väga kriminaalne tundub. Fredi orgunnis siukse challenge, et meid peab politsei- ja piirivalve päästma tulema. See on uudistelaks ja see on midagi, mida ma ei ootanud nagu. Okei, politsei- ja piirivalveamet sõitis Koplist välja, nii et meil on umbes 1,5 tundi kuni 2, kuni nad kohal on. Nüüd teeme asja korda ja lähme äkki koju. Me saime enda ala kokku ja ma mõtlesin, meil läks räigelt kaua aega ja kohe on päästjad siin. Apparently mitte, me saime 45 minti läks, et see ala kokku lükata. Nüüd meil on vähemalt sama kaua veel, vähemalt 45 minti veel. Ehk siis me lükkame endale randa uue staabi pisti, kiiksume seal, ootame neid. Taustal on näha meie päästepaati. Politsei incoming. Me oleme päästetud äkki. Meil ei ole. Võib-olla oleme kombi, ma ei tea. Jõudsime Tallinnasse Piritale. Härrad tõid meid ilusti ära. Laeva täis oksendanud. Ja väga paha hakkas, aga jah. Ohoho. Sellega õnneks lõpeb see trip nüüd ära. See pull oli... Natuke üle mõistuse. Me saime teada, et vesi ei ole vaenlane mitte ainult tumedanahalistele, vaid ka... Vesi oli väga suur vaenlane. Meie oma tiimimängija, politsei ja piirivalve ikkagi lõpuks päästis ära meid ja kärris seda lõppu, kui kõik lootus oli kustunud. Nii et läks edukalt, olgugi, et surmamaitse oli vahepeal suus. Igatahes aitäh Coolbetile, et võimaldad meil siukseid ägedaid projekte, challenge'id, asju ellu viia. Me olime ägedad. Ma loodan, et teil oli ka. Ciao.